olime kindlad nähes, et sedelhääletuse kokkulugemisel jaoskondades me ikkagi igal pool edestasime Reformierakonda, nii et me olime kindlad, jah. On tähelepanuväärne, et Isamaa aitas võidule noorkandidaat Chris Kerner, kes sai valimistel 1597 häält. Ma olen ise ka üllatunud positiivselt. Ma ei oodanud, et meid on nii palju, just täpselt, et meid on nii palju Tartu linnas, et ma teadsin, et üleriigiliselt meid on väga palju. Aga et Tartu linnas meid nii palju on. Türad ei kujuta ette, ma ei hakka üldse valetama, vaata neid pupille. Ma olin nagu, saate aru, ma jõin viina laivis. Nagu laivis. Me vaatasime, ma jõin õhtu otsa viina. Ja siis ma läksin sinna kohale. Et meid on nii palju Tartu linnas. Ja siis ma pidin hakkama intekaid andma. Ma teadsin, et üleriigiliselt meid on... Ja siis sulle näidatakse mingisuguse valgusega silma ja siis sa oled lihtsalt mingi... Väga palju, aga et Tartu linnas meid nii palju on... Keda meid? Just mind, minu vaatajaid... Sõitsid purjus peaga, jaa, muidugi. 28-aastane Chris Kerner on noorte seast tuntud striimer, kes pälvis suurema avalikkuse tähelepanu oma skandaalsete väljaütlemiste pärast. Eks ole? Reformierakond rippu! Sotsid! Seina äärde ja pumppüssiga kuklasse maha lasta! Normaalne. Siis tema tegelikult tegi ikkagi kogu Tartu linna 3. tulemuse. Ja tegelikult tema hääled puhtalt olid need, mis tagasidki Isamaale üldse selle võidu, sellepärast, et vahe lõpuks jäi suurusjärgus 600 häält. Nii et varuga võit tuli ja lisamandaat tuli ainult tänu sellele, et see pumppüsist sotse maha lasta soovinud härrasmees kandideeris. Chris on keskharidusega ja kui oma õhtud veedate otseülekandeid tehes, siis igapäevaselt töötab noormees turundusvaldkonnas. Miks inimesed minu poolt hääletasid, oli see, et ma tõsimeeli olen see inimene, kes seisab noorte eest, et vaba aja veetmine. Noortel ei ole kohta. Täitsa pekkis, kuidas nad lõikavad kokku ikka seda kõike. Ei, nagu see on ikka mental. Saad aru, ma rääkisin neile jälle mingisugune, ma ei tea kui pikalt. Ja nüüd siin on cut ju. Siin on jälle cut vahel. Et vaba aja veetmine. Siin on cut jälle. Et ma tõsimeeli olen see inimene, kes seisab noorte eest. Vaata, mis TikTok siia või mis asi siia vahele on pandud? Et vaba aja veetmine. Mis siin on? Isto protsendil oleks 27 Riigikogu valimistel hea lüke Tallinnas kandideerida. Kui ta suudab seda sama haipi üleval hoida, mis täna ta isiku ümber toimub, siis tuleb kindel isiku mandaat ära. Hetkel sai tüüp ilmselt noortelt mingid jube äge hääled, aga vaevalt ta päriselt midagi asjalikku teha suudaks. Ja mis partei sellist tohlakat oma ridadesse tahaks? Kui siis EKRE, neile võiks selline stiil sobida. Kui ta toob hääli sisse, siis küll tuleb ka kosilasi. Mart Laar ju paugutas ka püssiga konkurendi pildi pihta. Praegu on igati lugupeetud isik. Väga õige tähelepanek kusjuures. Et mitte Mart Laar ei paugutanud konkurendi pihta, vaid oleme ikkagi täpsed. Oleme täpsed ikkagi. Et ikkagi Savisaare pildi pihta tulistas. Oot. Mis siin on? Ma ei kujuta ette, mis isikumandaadi Kaja Linkmann saada võiks erakonnad hakake värbama või? No, kui sa nii ütled. No, muidugi sellised asjad on juba läbi proovitud. Et näiteks ju üks mees, kelle põhipunktiks on narkootikumid ju otsustas ka ju kandideerida Riigikogu valimistel. Millal söök tuleb? Tal ei läinud väga hästi. Linnapea koht on Isamaa oma. Kui juttu oli siin Chris Kernerist, siis täna otsustas meie fraktsioon, et Chris Kernerist ei saa Isamaa fraktsiooni liiget, tema tee volikogus läheb meist eraldi. Tõnis Lukas, mis on läbirääkimiste ajajoon, millal kirjutate alla lepingu? Vot nii. See on see sama, mis ma ütlesin ka vaata. Küll põgusalt, aga partneriga ei ole arutanud. Homme kell 3 saame kokku ja tõenäoliselt siis esimesel korral räägime üldraamist, ajagraaf. Ja noh, ma arvan, et mul on nüüd õigus nagu vastata ka, eks ole, enda meedias. Et mida see sisuliselt tähendab, on see, et
see tähendab sisuliselt seda, et kuidas ma nüüd seda ütlen? Ütleme otse. Kõige lihtsam. Volikogus olen ma niikuinii sees, sealt mind ei saa mitte kuhugi saata. Seal ma olen ja sinna ma jään. Nüüd küsimus on selles, et kas ma nüüd olen koalitsioonis või ma olen opositsioonis ja kellega koos ma seal olen. See on nüüd tänane küsimärk. Aga nüüd, kui selline lüke nagu toodi siin Aktuaalses Kaameras ka välja, siis ütlen ausalt, see oli arutusel täna. Ja ma arvan, et ma ütlen otse. Ma arvan, et see on alati olnud kõige parem ja puhtam viis selleks, et ma nimesid ei nimeta, aga ma ütlen nii palju, et on olemas inimesi, kes on nõus oma püksid ka jalast ära andma lihtsalt selleks, et saada mingisugune positsioon. Ja see on kõik, mis ma selle kohta ütlen, et ülim selgrootus, kui nii võib sinna veel juurde lisada. No nii. Tere taas. Väga põnev. Ma võin öelda praegu nii palju. Ma isegi ei tea enam, mida ma võin öelda ja mida ma ei või öelda. Ma ei saa mitte sittagi enam aru. See on nii räige, mis siin toimub lihtsalt. Saad aru, see on siuke poliitiline porno, et ma ei tea ausalt. Tõsimeel, ma ei tea, mis siin toimub nagu reaalselt. Welcome to shit show, reaalselt. Täiesti perses, mis toimub lihtsalt. Ma võin öelda lihtsalt nii palju, et see uudis ei ole tõene, tuleb välja. Tuleb välja, et see uudis vist, ma nüüd ei tea, aga tundub, et see uudis ei ole tõene. Mingisugusel põhjusel. Ma olen nüüd oksendama, sest et mul on nii paha olla. Kris, kuidas unega lood, saad rahulikult magada või? No ei saa ju, saad aru või? Ma lähen esiteks mul on niigi mingi unega nii nagu ta on. Ja siis ma lähen mingi hommikul kell mingi 4 või 5 lähen magama, sest ma lihtsalt ei saa und ja ma mingi kerin ennast närvi, sest ma loen mingid uudiseid ja ma ei tea mingeid Twitteri, ma ei tea mingit paska on ju. Siis ma kerin ennast üles. Ja siis hommikul kell 7 juba mingid vennad hakkavad mingi tiristama mingi. Meil selline lugu, et mis arvate sellest, et mingi noh, täitsa peresest. Mis arvad? No tõmba õhtul kell 7 mu live lahti, ma ütlen, mis ma arvan. No täitsa peks, tüübid juba hommikul mingi tiristavad peale ja ei lõpeta ära, saad aru. Vennad paugutavad lihtsalt mingi 5 minutiliste vahedega lihtsalt. Ja siis mul käib mingi trrr ja ei lõppe ära. Jumala peks. Ei ole mingid fännid, need meediaväljaanded, Postimehed, Delfid, TV3, kõik tambivad peale lihtsalt hommikul lihtsalt. Sest neil on vaja ju uudis, vaata, neil on vaja kohe uudis kokku leppida, neil ju tööpäev algab, vaata. Neil on vaja uudis kohe kokku leppida, et oi, siuke pauk läks lahti, nüüd on vaja kohe tõmmata.